Tere! Kindlasti sa oled kuulnud, et ma alustasin Reiki kiirkursusega, mis on selline omanäoline kursus, minu enda loodud. Kindlasti on see selline maagilis-praktilis kursus, ehk see on nii maagiline, aga ka praktiline sinu igapäevases elus ja töös, nii töös kui kodus kui suhetes iseenda ja teistega. Et kindlasti võiks öelda, et Reiki on avastanud ja edastanud nii-öelda, tõlgendanud, võiks öelda, inimkonnale tõlgendanud küll algselt meesterahvas originaalselt. Ja see on niisugune iidne tarkus, sellest lähemalt kursusel. Tule osalema kindlasti, jõuab veel. Alustame 1. veebruaril. Jah, et ta on nagu avastatud ja nagu edastatud ja arendatud, tõlgendatud või esitletud meesterahva poolt ja kindlasti Reiki on suuremalt jaolt tõepoolest meesenergia oma olemuselt. Kohe ka räägin täpsemalt miks. Kuid Reiki kui tervik iseenesest on mees ja naise energiate niisugune tasakaal. Et ta algolemus on meesenergialik, aga valgussammas selline, aga see selline voolavus või selline selle Reiki voolavus nii-öelda, mis paneb selle nagu ringlema, võiks öelda, et on siis see naisenergia osa seal. Reiki sümbolites on ka nii mees kui naisenergiat tasakaalus, nagu tegelikult igas ühes meis kui inimeses võiks olla. Ja Reiki sümboleid, traditsioonilisi põhisümboleid on siis ka 4 ja kindlasti ka looduselemente need sümboliseerivad. Looduselemendid on Reikis ehk loodusega koostöös niikuinii hinnas ja ka seotud nende sümbolitega ja Reiki endaga. Ja võib-olla ma tahaksingi sulle, jah, et ta tegelikult on, Reiki on jah algselt meesenergia ja mehe poolt avastatud, aga temas on väga keisrinnalikkust. Niisugune loovus mitte läbi rassimise, vaid teadlikkuse ja kohalolu. Et kui väga paljud nagu naeravad, kui keegi mõtleb või näeb või teeb midagi väga-väga detailselt või teadlikult kohal olles, niisugused nüansirikkad inimesed, tihti mõni pulli nagu naerab selliste asjade üle, kuid tegelikult elu tahab talle peegeldada, et vaata, kui poolikult sina elad. Sa teed paljusid asju, sa isegi ei pane tähele, et sa seda teed. Sa liigud liikluses ja su mõtted on hoopis mujal. Sa koristad või puhastad ja teed seda tegelikult pealiskaudselt poolikult, mitte seest välja sügavuti. Sa ei pea ajakavas kinni, sa ei austa aega, ei enda ega teiste aega, sa ei planeeri, sa ei, et vaata, kui poolikult sina elad, sa naerad millegi üle, mis tegelikult peaks olema sulle inspiratsiooniks, elada ka teadlikumalt, pühendunumalt, kohal olnuna maksimaalselt. Ehk siis niimoodi sa saad vähema aja jooksul ja lihtsamalt ilma vigade paranduseta oma asjad tehtud korralikult, teadlikult, pühendunud, selles on oma võlu. Ja ma arvan, et see on natukene ka Reiki elustiiliga seotud, selline nüansirikkus, kohalolu, lihtsate igapäevaste asjade tegemine niisugune pühalikult natukene. Ehk siis hästi-hästi teadlikult. Et igasugune nagu rutiinne tegevus võib olla tegelikult meditatsioon. Võib-olla see on, mis ma tahan edastada. Et väga paljud, kes elavad pealiskaudselt, ei oska seda hinnata, ei oska seda nagu näha, sest nad ise ei tee seda, nad ei ole harjunud sellega tegema.
nemad elavad teistmoodi. Aga see on just, mida nad tasakaalustuseks vajavad, et oma elukvaliteeti parandada. Ja see reiki kursus aitab sul seda teha. Ma varasemalt olen öelnud, et väga paljud tänapäeval kasutavad ka, see on juba teada-tuntud tõde, kasutavad ka oma töös, äris reikit parema kvaliteedi pakkumise eesmärgil. Ma usun, et nad eristuvad teistest oma konkurentsidest märkimisväärselt, kui nad seda teevad. Kui nad investeerivad sellesse, sest see on selline, sa ei saa päris käega katsuda, kuid see on tuntav. Et see on selline kvaliteet. Ja võib-olla mõni äriinimene võib naerda sellise asja välja, kuid kindlasti kliendid siin ei naera. Nemad tunnevad ennast erilisena, nemad tunnevad, et midagi on siin magneetiline, midagi on siin, mis panustab rohkem kui lihtsalt. Et see, mis ma tahaksin ka mainida. Et jaa, ta on küll meesenergia algselt, aga ja mehe maaletooja nii-öelda edastaja väga iidsetest aegadest Aasia selline iidne tarkus ja reiki iseenesest on universaalne eluenergia. See on tegelikult unisex, seal ongi mees ja naise energiat tasakaalus, kui see on nagu, siin on omavahel sünergiline koostöö mees ja naise energiate vahel. Et see ongi see oskus reikit kasutada targasti, teadlikult, pühendunult. Siis see ongi selle nagu tasakaal. See on see, mida ma siis edastan teile ja kuidas seda teha ja mida teha. Ja tegelikult kõige algsemalt, kõige vanem reiki sümboli niisugune, tal oli oma kirjutusviis hieroglüüfidena ja selgitus oli siis selline, et rei on taevas, kust langeb midagi, sademeid, energiaid, õnnistust. 3 suud, ravija preester, ülempreester teadja, õppinu. Ja ki, reiki, hapnik, õhk, vaim, elujõud. Selline tore magic, originaalne, niisugune natukene müstiline seletus sellele reikile kõige algsemas versioonis siis. Nüüd tänapäeval osatakse seda palju laiemalt lahti seletada ja kindlasti ma alustangi, minu intro selles kiirkursuses ongi, mis see reiki täpsemalt on, mis on tema omadused, mis on tema mõju, tema mõisted erinevates kultuurides ja sealt edasi lähme juba praktilisemale poolele. Sobib nii algajatele kui ka edasi jõudnutele. Et ma arvan, et iga naine, tänapäeva naine teab, et on kasulik endas tasakaalustada mees- ja naisenergiad, mitte nendega tülli minna. Ei enda maailmas väljas, välikeskkonnas ega ka iseenda sisimas. Et see on muidu töötamine iseenda vastu. Et kõige ilusam inimene on see, kes on leidnud tasakaalu mees- ja naisenergiate vahel ja ta loob ilu läbi selle. Ja ta suudab anda ja jagada, kui tal see tasakaalus on kõik. Et sina ka, naine, mees, laps, noor, seenior, te olete kõik oodatud sellele erilisele minu reiki kiirkursusele ja mis kindlasti on suureks panuseks teie igapäevaelus. Jaa, ma arvan, et praegu sain edastatud seda, mida ma tahtsin edastada ja ole hoitud!